Tere! Tere tulemast brändnimega Sina laivile. Meil on täna juba 8. laiv ja täna me räägime väga põnevast teemast ja kui sa kuuled lõpuni, siis sa saad ka teada, kuidas näiteks produktiivsust saab 500% suurendada ja räägime ka sellest, mismoodi see on seotud persooni brändinguga ja kuidas persooni bränding aitab sulle sellesse seisundisse paremini jõuda. Millest me siis täna räägime? Räägime täna vooseisundist ja vooseisund on väga põnev seisund ja on olemas teatud eelised, mida on vaja täita selleks, et sellesse seisundisse jõuda. Räägimegi sellest, mismoodi ja mida peab täpselt tegema. Ja kui teil tekivad küsimused, siis kindlasti kirjutage meile chati. Kui me pilte või heli vahepeal kaob ära, siis kindlasti andke meile ka sellest märku. Me teeme sellest laivist ka salvestust ja kõik ka meie eelmised laivid on järelvaadatavad brändnimega Sina YouTube'i kanalis. Kindlasti igaüks leiab seal väga palju põnevaid teemasid, mis on seotud otseselt persooni brändingu ja aitavad sulle teadlikumalt kujundada persooni brändi. Ja kui sa oled täna meiega, siis palun võta see kuni tund aega selleks, et olla siin kohal ja olla aktiivne ja lähme siis teema juurde, aga enne kui me hakkame rääkima tänasest teemast, paari sõnaga tutvustaks ka ennast, kui me ei ole veel sinuga virtuaalselt kohtunud. Mina olen Olesja Saue, olen Google Marketingi strateegia koolitaja, olen ka juhtimiscoach ja olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel ma olen aidanud väga paljudel Eesti ja rahvusvahelistel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia ja just siis, kui me räägime suurtest brändidest, persooni bränding on hästi oluline, sellepärast et selleks, et silma paista sotsiaalmeedias ja eristuda, meil ei piisa ainult tugevast ja ilusast korporatiivbrändist, vaid inimesed alati ostavad inimeste käest ja nad tahavad brändida näha päris inimesi. Persooni brändingu teema on väga kasulik, väga põnev ja igaüks saab seda teadlikumalt kasutada selleks, et saavutada enda eesmärke nii töötades kuskil ettevõttes või alustades või arendades iseenda ettevõtet. Tere ka minu poolt. Mina olen Evelin ja mina olen hästi pikka aega samamoodi nagu olen ise tegelenud müügi ja turundusega ka. Aga meie võib-olla eripära on siis see, et lisaks koolitamistele me tegeleme ka mõlemad igapäevaselt ettevõtlusega, nii et väga palju räägime ka läbi enda kogemuse. Et mina olen hästi pikka aega erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes töötanud, aga siis paar aastat tagasi otsustasin, et tahan proovida ettevõtlust, nii et olen nüüd siis tänaseks 2 ettevõtet asustanud, millest üks Your Brand Up Studio aitabki siis väiksemaid ja suuremaid ettevõtteid kõiges, mis on seotud müügi ja turundusega. Ja teine ettevõte tegeleb siis külaliskorteritega Tallinnas ja varsti ka üle Eesti. Ja meie Olesjaga tegelikult saime tuttavaks alles natukene aega tagasi, natukene üle aasta tagasi ja kuna meil oli väga palju põnevaid teemasid, mis meid mõlemad paelus ja väga palju selliseid ühiseid väärtuseid ja ühiseid isegi kirgi, mida me jagasime, siis me otsustasime, et me hakkame koos erinevaid projekte tegema, kuigi me olime konkurendid, siis meist said väga-väga head koostööpartnerid ja tänaseks me siis oleme koos andnud raamatu välja brändnimega Sina ja sellest siis räägimegi rohkem persooni brändingust ja seal võib-olla siis on kokku pandud selline konkreetsem 100 sammu, kuidas oma persooni brändi kokku panna, aga nende laividega me alustasime koroona alguses, ütleme nii, et täiesti aprilli alguses ja siis
mõtlesimegi, et selle raskel ajal natukene inspireerida inimesi ja inspireerida eelkõige tegutsema. Ja persooni bränding kindlasti ka peale seda kriisi annab teile hästi palju võimalusi, kuidas ta aitab teil kas uut töökohta leida või siis oma ettevõtet natukene teistsuguse nurga alt käivitada või siis ka liikuda oma ettevõtte sees edasi, et neid võimalusi on väga palju ja samamoodi uusi kliente ja koostööpartnereid leida. Aga täna on meie teema Voog. Ja miks me selle teema valisime, et täna on meil siis 8. live ja see Voo teema on hästi palju seotud ka brändinguga ja persooni brändinguga ja kuidas ta siis täpselt seotud on, et ta ongi selliselt seotud, et kas sa tahad tegeleda persooni brändinguga, sa ei saa seda väga hästi teha, kui su silmad ei sära ja sa ei tee kirega seda, mida sa päriselt teed. Ja teine pool, tööandja bränding, mis on ka hästi oluline, et kui te olete sellel pool lauda, et te tahate, et teie töötajad on õnnelikud ja kindlasti püsivad teie ettevõttes ja teised talendid tahavad ka liituda, siis samamoodi teil on vaja, et nad oleks ka sisemiselt motiveeritud, mitte ainult väliselt. Ja kõige olulisem on mõlemal pool see, et vooluseisund aitab väga-väga palju produktiivsusele kaasa, et erinevad uuringud näitavad isegi, et kui sa oled selles vooluseisundis, siis sellel hetkel su produktiivsus tõuseb isegi 500%, mis on täiesti uskumatu, ja kui palju ta annab siis võimalusi ettevõtetele nii-öelda paremini tegutseda ja hoopis teisele tasemele jõuda. Aga me räägime täna siis sellest, et mis see vooluseisund on, toome mingeid konkreetseid näiteid, räägime, kuidas siis sinna vooseisu jõuda ja mis sellest üldse kasu on. Ja lõpuks siis natukene ka konkreetsemalt vooseisundi seosest persooni brändinguga. Aga mida siis see vooseisund täpselt tähendab, et seda on päris pikka aega uuritud ja öeldaksegi, et vooseisundis, kui sa vooseisundis oled, siis töö on sinu jaoks tohutult kaasahaarav ja see on nii kaasahaarav, et sa tegelikult kaotad igasuguse ajataju. Sa ei väsi ära, kui sa väsid, siis sa väsid võib-olla füüsiliselt, aga sa ei väsi vaimselt ära, sest et sul on lihtsalt nii põnev. Ja vooseisund ei ole seotud ainult loomulikult sellise klassikalise tööga. Seda hakatigi tegelikult uurima tänu erinevatele muusikutele, tänu kunstnikele, tänu kirjanikele ja neid on hästi palju intervjueeritud ja uuritud, et kuidas siis nemad mingi hetk lähevad sellisesse olekusse, et nad suudavad kas siis olla tohutult produktiivsed ja siis ise seejuures olles nii-öelda võib öelda täiesti ekstaatilised, et kuidas nii-öelda nad sinna jõuavad ja mis see täpselt siis tähendab. Ja see ei ole ainult seotud kas siis kunsti või muusika või mingite selliste valdkondadega, vaid tegelikult ka lugedes sa võid sattuda vooseisundisse nii, et see on sinu jaoks nii haarav, et aeg kaob. Või siis näiteks sporti tehes, väga paljud sportlased on vooseisundis, et mõndades nii-öelda valdkondades rohkem ja mõndades vähem, aga näiteks väga palju on uuritud surfiga seotud inimesi, et seal on see vooseisund üsna lihtsasti saavutatav. Ja see võib olla ka täiesti jutuajamine või vestlus mõne väga inspireeriva inimesega. Samuti see võib olla mingisuguse hobiga tegelemine või see võib olla näiteks ka tantsimine, et sa lihtsalt kaotadki ajataju ja tantsidki nii, et keegi ei vaata. Või see võib olla ka male mängimine. Aga tegelikult nendel kõikidel hetkedel, kui sa oled vooseisundis, ükskõik mida sa siis teed, on hästi palju ühiseid jooni ja neid jooni on väga palju uuritud, aga mis see siis endast kujutab, et see tähendabki seda, et number 1 on see, et vooseisundis reeglina sa suudad anda endast parima, ehk siis see on tippsooritus, mida sa tegelikult teed. Sa oled täielikult haaratud
selle tegevusse, sul on täielik fookus ehk sa keskendudki 100% selle tegemisele. Sul on hästi palju energiat, sul on väga palju tahtejõudu, sul on distsipliin, et sa tegeledki selle asjaga. Sul on hästi selged mõtted, mingisugused teised mõtted sind üldse ei häiri. Sa tunned sellist rahuldust, isegi ekstaasi ja õnnetunnet. Ja mis need peamised asjad siis on, miks väga palju ka tööalaselt vooseisu uuritakse ja miks seda tahetakse nii-öelda võimaktiivsust ja innovatsiooni ka nii-öelda ettevõtluses töötamises. Ja üks väga särav härrasmees, kes on täna küll juba 85 vooseisundit uurinud, on siis, ma ei hakka välja perekonnanime, aga on siis Michali, kes on Ungari päritolu, aga ta on siis Ameerika sugemetega ja tema tegelikult võib öelda, et ta on selline vooseisundi isa. Et ta on väga pikalt selle teemaga tegelenud. Ja mida tema siis defineerib seda vooseisundit, et maksimaalne motiveerituse aste ja kaks olulist asja, mis on selle vooseisundiga veel seotud, on see, et see kasutab väga hästi ära oma võimeid ja samamoodi on see ülesanne või see asi, millega sa tegeled, sulle väljakutseid pakkuv. Ja miks see fookus on nii tugev sellel hetkel, kui sa oled vooseisundis, see on tegelikult täiesti teaduslikult ära tõestatud ja see on seetõttu, et inimese aju suudab vastu võtta umbes 110–130 bitti sekundis informatsiooni. Kui sa vestled ühe inimesega, siis see on umbes 60 bitti. Niisiis sa suudad tegelikult keskenduda ainult maksimaalselt 2 inimesega korraga, et kui seal on juba 3. inimene juures, siis sa ei suuda tegelikult enam keskenduda, su aju lihtsalt ei võta seda vastu. Aga kui sa oled vooseisundis, siis kogu su tähelepanu ja fookus on sellele tegevusele suunatud, mis tähendab, et sul ei jää üldse aega selleks, et sa mõtled mingeid muremõtteid, sa mõtled mingisugused segajad häirivad sind või midagi muud üldse sinuga toimub, et sa oledki jäägitult oma tähelepanu sellele tegevusele pühendanud. Ja mis sellest siis kasu on? Kui me mõtleme natukene veel nendele faktidele, siis me oma raamatus ka väga palju keskendusime sellele, et täna on hästi palju veel neid inimesi, kes ei ole väga rahul oma tööga. Ja seal on ka väga palju põhjuseid, aga loomulikult on ka see, et kas sa ei kasuta oma andeid või sa ei kasuta oma tugevusi või siis nii-öelda see, millega sa tegeled, ei paku sulle töörõõmu. See on hästi kurb, sellepärast, et tegelikult me tööl veedame ju hästi palju aega. Gallupi uuringu järgi lausa keskmiselt 90 000 tundi, võib öelda ka siis 1/3 elust on ju keskmiselt, et väga-väga palju ja kui nii suur protsent ei ole oma tööga rahul, siis see on kurb ja me muidugi hea meelega aitaks kuidagi, et rohkem inimesi oleks oma tööga rahul. Ja samamoodi, kui uurida seda vooseisundit, siis McKinsey ühe uuringu põhjal nemad tõidki välja, et see vooseisund siis suurendab produktiivsust umbes 500%. Ja need, kellel see 500% produktiivsus suureneb, siis tegelikult see nii-öelda töörõõm seal juures suureneb veelgi rohkem, nii et ta on täielikult selline win-win olukord. Ja kuidas see produktiivsus siis tekib? See tekibki nii, et see tegelikult seda tegevust
on see siis mingi ülesanne tööl või mingi asja algatamine või mis iganes asi, millega sa tegeled ja kus sul see vooseisund tekib, et sa tunned sellest hästi palju naudingut, sul on samas see väljakutse ja areng, sa arened seda tehes ja sealt tulebki välja nii-öelda see produktiivsus. Aga vooseisundit saab tegelikult ise ka tekitada ja seda saab nii-öelda ka hästi ära kasutada, et mis seal siis vaja on, et nii nagu meie ka väga palju persoonibrändi puhul räägime, et selleks, et väga hästi oma persoonibrändi paika panna ja seda teadlikult kujundada, sa pead teadma oma annetest, et kui sa ei ole veel kuulnud meie laivi, üks laiv meil rääkiski, kus me Veiko Valgeainen oli meil külaline ja me rääkisime nii-öelda sellistest eesmärkidest, aga ka kirest ja kogu sellest annete poolest, et anded on sellised asjad, mida teil kindlasti tasub ära defineerida, et kõigil meil on mingisugused ägedad superpowerid, millest me võib-olla isegi ise ei ole teadlikud, sest need on meile nii omased ja igapäevased, aga küsige oma tuttavatelt ja sõpradelt, töökaaslastelt, need kindlasti oskavad öelda, mis teie superpowerid on. Ja neid andeid kindlasti vooseisundi juures läheb teil vaja. Samamoodi teil läheb vaja väljakutseid, sellepärast et kui te tegelete selliste ülesannetega, mis teile sellist mõnusat väljakutset ei paku, siis see ei ole teie jaoks huvitav, te ei satu sinna vooseisundisse. Öeldakse ka, et teil peavad olema selged eesmärgid. Keskkond on hästi oluline, et Olesia mõne aja pärast räägib ka sellest, et mida siis silmas pidada selle keskkonna puhul, et te suudaksite keskenduda, aga samas seal peaks olema ka midagi sellist uut, et isegi soovitatakse vahepeal mingisuguseid mööbliasju seal ümber tõsta, et see keskkond säiliks teie jaoks sellise uudsena. Teil on vaja ka tagasisidet, see on üks oluline punkt voo juures alati. Ja samamoodi te peate tundma mingisugust kontrolli ja see töökorraldus peab olema selline, et see soosib vooseisu ja samamoodi see teie meelelaad ja te peate tundma, et te olete ise vastutav ja et sellel, mida te teete, on ka kindel tagajärg. Aga mis seda vooseisu siis pärsibki, kui te tegelete selliste asjadega, mille vastu te tegelikult üldse ei ole kirglikud, kui teil ei ole mingisuguseid eesmärke, teil ei ole mingisuguseid tulemusi, mis võiks olla mõõdetavad, teil on hästi palju segajaid, tohutult palju segajaid, et öeldakse ju, et kas või üks telefonikõne või kolleeg, kes sisse astub teie laua juurde, teil läheb vähemalt 15 minutit aega, et te uuesti saaksite nii-öelda keskenduda ja siis läheb veel rohkem aega, et te sinna vooseisundisse saate. Nii et tihti avatud kontor võib olla selline keeruline faktor, kui te tahate vooseisu jõuda. Aga seesama tore Mihhaili, kellest ma enne rääkisin, tema on kokku pannud sellise tabeli, kus siis on ühel pool on siis, te näete siin teljel on siis selline väljakutse ja teisel teljel on anne. Ja siis sõltuvaltki sellest, kui anne ja väljakutse on mõlemad võimalikult suured, siis te jõuate vooseisu. Aga siin siis saab vaadata, et sõltuvalt siis, kuidas selle väljakutse ande tase on, et kas te olete pigem võib-olla hoopis oma ülesande suhtes apaatsed või siis on teil igav või siis te muretsete või siis te olete üldse väga erutatud või siis te tunnete, et te lihtsalt kontrollite olukorda, aga see on ka kõik või te tunnete ennast lihtsalt väga chillilt. Ja mida siis soovitatakse? Soovitatakse seda, et te võtate paberilehe ja näiteks iga päev panete kirja selle sama eelmise pildi põhjal, et mis hetkel ja mis ülesandeid tehes te tunnete siis nii-öelda neid siis 8 tunnet. Et millised on sellised asjad, kus te tunnete, et te omate kontrolli, millised on sellised asjad, et teil on tõeliselt igav ja millised on sellised asjad,
mis teid ärritavad või panevad muretsema. Et kui te need panete endale kirja, siis teil juba natukene joonistub välja selliseid konkreetseid teemasid, mis võiksid teid viia sinna vooseisundisse. Ja samamoodi on uuritud väga palju seda, et kui palju siis on nii-öelda neid tegevusi, mis teid võiks viia vooseisundisse, et sellisel keskmisel inimesel, loomulikult on erandeid siia ja sinnapoole, peaks olema siis 2-3-4 sellist erinevat tegevust, mis on talle sellised nii sobivad ja nii motiveerivad seesmiselt, et need viivad teda vooseisundisse. Ja meie Olesiaga oleme ka hästi palju loomulikult seda persoonibrändingut nii-öelda persoonibrändiga tegelenud ja seda paika pannud ja oma tugevusi uurinud. Tihti need tegevused, mis teid vooseisundisse viivad, ongi seotud siis teie tugevustega. Et meie oleme mõlemad teinud hästi palju erinevaid teste, mis siis on välja toonud meie erinevaid tugevusi ja üks selline põnev test, mida me hiljuti tegime, on Gallupi tugevuste test ja siis ma mõtlesingi, et siinkohal ma natukene küsiks Olesia käest, et ma tean, et Olesial on need 5 tugevust, mis Gallupi testis välja tulid, et kuidas sul Olesia on, et kas nendest tugevustest sul on midagi sellist, mis sind ka vooseisu on viinud, et on need sul kuidagi seotud nende tugevus ja vooseisund ja nii edasi? No ma arvan, et kindlasti on tugevused otseselt seotud ka sellega, et kuidas on võimalik vooseisundisse minna ja minu kõige parim näide tegelikult vooseisundist on praeguse seisuga juba üle 10 aastat vana, sest kui ma 10 aastat tagasi olin lõpetamas EBS-i magistriõpet, siis täpselt 24 tundi enne diplomi ja töö esitamist selgus koolipoolsel õppejõul vastuvõtul selline asi, et mul on küll omast arust töö kirjutatud, aga selles töös on 2 tööd ja mitte ükski nendest ei ole valmis. Ja õppejõud siis soovitas mulle, et ei ole midagi, et sul on tegelikult enamus tööst juba tehtud, et saad sügisel kaitsta. Ja minu selline selline saavutaja positiivsus ja ka võistluslik suhtumine mängis seal väga olulist rolli, et ma ütlesin, et ei, see ei tule üldse kõne alla, et ma õigel ajal saadan siis seda õiget tööd. Ja ma läksin sealt ära, ma istusin laua taga ja ma kirjutasin praktiliselt 70% sellest tööst ümber 21 tunniga. Ja see seisund oligi täpselt selline, nagu sa praegu räägid. Ma ei tõusnud püsti, mitte kordagi praktiliselt, võib-olla ainult tualetti. Ma ei ole söönud, minu jaoks kadus täiesti maailm minu ümber, ma ei olnud väsinud, aga minu fookus oli väga konkreetsel ühel asjal. Mul oli väga konkreetne eesmärk ja mul oli väga konkreetne tähtaeg. Et kindlasti oma kogemused põhjal võin öelda, et kui sa saad sellesse vooseisundisse, siis sinu produktiivsus kasvab drastiliselt. Ja mina võib-olla enda poolt võin näiteks tuua, et minul on nendest tugevustest üks on selline nii-öelda käivitaja või aktiveerija, mis tähendab seda, et mulle tegelikult tohutult meeldivad igasugused uued projektid ja ettevõtmised, et loomulikult nüüd mul on võimalik ka oma ettevõtteid käivitada ja kogu selle käivitamisprotsessi juures minul on täpselt samamoodi, et ma võin seda teha kas või 48 tundi järjest, mul kaob igasugune ajataju ja mul on nii põnev, lihtsalt see on nii põnev ja samamoodi, kui ma enne ei olnud veel ettevõtja, aga pigem võib-olla ma olen siis selline ettevõtja tüüpi, kes võib siis ka töötada erinevates ettevõtetes, et sellisel juhul mulle meeldis siis ka igasuguseid uusi projekte käivitada, et mis iganes projektid need on, et kui need on mingisugused uued projektid, mida saab käima tõmmata, siis lihtsalt see käima tõmbamise protsess on minu jaoks nii huvitav või siis see number 1, ma alguses ei saanud üldse aru, mida see tähendab, kui ma selle testi ära tegin, et sisend. Kuidas saab kellegi tugevuse juures sisend.
aga siis ma sain aru, et mulle tegelikult tohutult meeldib kõik, mis on seotud enesearendamisega ja samamoodi oma siis nii-öelda teadmiste jagamisega. Nii et mina olen kindlasti seda tüüpi inimene, kelle igasugune ajataju kaob, kui ta vaatab näiteks TED Talk'e või loeb mingisuguseid huvitavaid raamatuid konkreetsetes valdkondades. Mind loomulikult väga huvitab müük ja turundus, aga kui on mõni teine valdkond samamoodi, et ma võin lihtsalt lõputult neid kuulata ja see on nii põnev. Nii et kui te leiate enda jaoks ka üles need tugevused, mis on seotud siis teie kirega, mida te päriselt tahate teha ja leiate sellise töö või võimaluse, kuidas neid rakendada, siis ma arvan, et mitte ainult ei ole produktiivsed, vaid see on lihtsalt, te saate teha nii palju ägedaid asju, teile väga meeldib nende tegemine. Nii et nii nagu me räägime persooni brändingus, siis samamoodi selle voo juures väga palju mõelge läbi oma tugevusi, et neid teste, mida teha, on hästi palju ja kui te ei suuda ise neid paika panna, sest tõenäoliselt need ongi sellised asjad, mis on teie jaoks nii tavalised, siis küsige oma kolleegide või koostööpartnerite või sõprade või tuttavate käest, et nad kindlasti näevad kõrvalt teid hoopis teistsugusena, kui teie, te ei suuda ise võib-olla neid tähele pannagi. Ja kui te olete need anded ja tugevused defineerinud, see on kindlasti A ja O, ilma selleta te ei saa, siis te peate otsima väljakutseid, sest et kui teil need anded ja tugevused lihtsalt kuskil sahtlis vedelevad nii-öelda, siis sellest ei ole mingit kasu, et te peate neid kuidagi pidevalt rakendama ja samamoodi peate oma teadmisi selles vallas arendama, mis on teie anded ja tugevused. Te peate mõtlema selle keskkonna peale, kus te olete, et kui mina ei suuda näiteks vooseisundisse mitte kunagi minna, kui mul näiteks kas raadio mängib või on mingisuguseid tohutult palju kõrvalisi segajaid, et mul sellel hetkel kuidagi kogu see ülejäänud maailm kaob ära, aga samamoodi ma ei ole nagu mingisuguse sellise tohutu segajate keskel ka, et see keskkond võiks ikkagi olla nii, et teil oleks võimalikult mugav sinna minna. Loomulikult pärast, kui te seal vooseisundis olete, et siis tõenäoliselt on teid raske sealt välja saada, aga vähemalt alguses see keskkond soodustab hästi palju. Ja väga erinevad inimesed on seda vooseisundit uurinud, defineerinud, mõelnud, et igasuguseid mudeleid, kuidas seda siis paremini saaks rakendada ja üks selline ka väga särav meesterahvas, Tim Ferriss on tema nimi, kes erinevatel teemadel loomulikult teeb erinevaid podcast'e ja blogi ja uudiskirja ja kõike, mida ta teeb, kirjutab raamatuid. Aga temal on selline nipp, mida te võiksite ka mõelda. Tal on 90 minuti nipp selle vooseisundi jaoks. Ehk siis kui on mõni selline põnev ülesanne, kus te teate, et te saate kasutada oma andeid, aga samamoodi teil on väljakutse, siis te võiksite võtta enda jaoks, valida sellise hetke päevas, kus te saate 90 minutit vähemalt pühendada sellele, siis kõik nii-öelda segajad välja, ehk siis kui te olete kontoris, siis panete kas või kontori uksele sildi, et palun mind mitte segada. Või siis, kui te olete avatud kontoris, panete, ma ei tea, kas mingisugused kõrvatropid või mõtlete, kuidas te suudate 90 minutit olla nii, et keegi teid ei segaks. Ja siis keskendudagi 90 minutit sellele ülesandele, nii et te hakkate sellega tegelema ja siis lähete, kuni te oletegi seal vooseisundis ja suudate siis hästi palju korda saata ja ära teha. Aga räägime sellest ka, et mis siis täpselt motivatsiooni mõjutavad. Et kaks sellist toredat meesterahvast kirjutasid ühe raamatu, mille pealkiri on siis Igavuse kätte suremine ja nii-öelda leiutasid selle definitsiooni ka. Ja mis see siis tähendab, ja miks nad seda uurisidki sellepärast, et tegelikult on hästi palju inimesi, kes käivad tööl iga päev, aga kes surevad tööl igavuse kätte. Et mitte neil ei ole nii-öelda burnout, vaid neil on bore out. Nii ongi igavuse kätte suremine. Ja kuidas see siis tekib? See on nii-öelda vastuolus või vastupidi sellele vooseisundile, et see tekib
nii, et tihti inimestel ei olegi võimalus kasutada kas oma andeid tööl või siis teine variant veel hullem on see, et neil ei ole väga palju väljakutseid. Nii et tihti, kui mõelda motivatsiooni peale, keskendutakse sellele välisele motivatsioonile, et on see siis nii-öelda keskkonnast sõltuv või mingisugusest palgast sõltuv või mis iganes asjast sõltuv, aga see tihti ei motiveeri väga palju, et see sisemine motivatsioon on see, mis tegelikult pikaajaliselt töötab ja mida tasuks ära kindlasti kasutada ka tööandja brändingus, et see peaks kindlasti olema see sisemise motivatsiooni loomine, peaks olema üks tööandja brändingu osa samamoodi. Ja mis see siis tähendab, et see tähendabki seda, et tuleb leida enda jaoks ja samamoodi iga ettevõte peaks leidma, mis on nende töö tähendus ja olulisus ja samamoodi see mõju teistele, et see on väga tähtis. Nii et ükskõik, mis need eesmärgid on, tegelikult paremaid tulemusi alati suudavad saavutada need inimesed, kellel on just see sisemine motivatsioon olemas, ehk siis meelde tuleta siis veel töö tähendus, olulisus ja see mõju teistele. Vot. Aga, Leisia, kas sa võtad äkki üle siit ja räägid natukene? Mina tahaks rääkida sellest vooseisundist just nimelt ettevõtte seisukohast ja räägiks ka sellest, kuidas persooni bränding täpsemalt on vooseisundiga seotud, sest teadlik persooni bränding aitab meile sellesse vooseisundisse jõuda. Ja kui Evelin rääkis sellest, et vooseisundit seostatakse üldise sellise heaolu ja eluga rahulolu ja üldise õnnetundega, siis tööl on selleks eelkõige produktiivsus, loovus, motivatsioon ja üldise lojaalsuse kasvu. Et kõik on väga olulised asjad, kui me tahame, et inimesed, kes tulevad tööle, annavad oma maksimaalse panuse ja see on kahjuks tänapäeval selline vastupidine olukord on, kus enamus inimestest tulevad tööle ja ootavad, millal kell kukub ja saab koju tagasi minna. Aga mida on vaja silmas pidada, on see, et tegelikult vooseisund on nii-öelda nakkav. Kui inimene on väga huvitatud teemast, kui ta tahab teha seda asja, ta teeb seda kirega, siis inimesed tema ümber tajuvad seda energiat ja see energia käivitab ja motiveerib ka neid tegutsema. Võib-olla kõige parim näide sellest on sellised maailmakuulsad, isegi mitte motivatsiooni, vaid transformatsiooni kõnedele, näiteks Tony Robbins, kes suudab oma sellise meeletu energia tasemega ka teisi inimesi inspireerida. Ja ka töö kontekstis võib-olla väga hea näide on igasugused hackathonid. Garage 48 kindlasti aitab tiimidel jõuda just sellesse vooseisundisse, kus 1-2 päevaga inimesed on võimelised ära tegema rohkem kui tavaolukorras on võimalik kuudega ära teha. Ja ettevõtete puhul seda teemat järjest rohkem uuritakse, järjest rohkem ka mõeldakse selle peale, et kui tõepoolest vooseisund võib kuni 500% produktiivsust tõsta, siis see ju võiks olla väga hea konkurentsieelis. Piisab vaid sellest, et töötajad üks päev nädalas on kas või poolenisti sellest produktiivsuse vooseisundis ja me oleme juba oluliselt kaugemale jõudnud kui konkurendid. Ja praegu ekraanil sa näed 4 ettevõtet, kes on suhteliselt erinevad, aga neil on üks sarnane joon, nad teadlikult tegelevad sellega, et enda ettevõtetesse ja enda töötajatesse vooseisundit tekitada ja aidata töötajatel leida just õigeid triggereid, et kuidas sinna vooseisundisse jõuda. Ja siin ongi oluline, kui me räägime ettevõtte kontekstis, oluline on
silmas pidada kaks asja, et üks on see, et töötaja kasutaks maksimaalselt ära oma tugevusi, et oleks üldse teadlik sellest, et millised tugevused tal on, ja teine, et tal oleks ka keskkond, mis soodustab vooseisusesse jõuda. Et Evelin rääkis sellest, et tänapäeval avatud kontorid kindlasti töötavad sellele vastu, aga järjest rohkem on ka igasuguseid vaikuse bokse, mida saab ka avatud kontoris kasutada selleks, et sellesse vooseisundisse jõuda. Aga eelkõige see ettevõtte kontekstis seotud sellega, et me võtame, et meie jaoks ei ole enam eraldi seisvad teemad tööõnne ja produktiivsus, et kui me paneme need asjad kokku ja tegelemegi sellega, et meie töötajad ka päriselt tahavad meie ettevõttes töötada, nad jagavad ja üldse saavad aru, mis on meie miks ja miks meie äri üldse eksisteerib, mis on selle suurem missioon ja visioon ja kui see on seotud ka töötaja enda sisemise motivatsiooniga, enda sisemise miksiga ja aitab tal maksimaalselt ära kasutada tema potentsiaali, siis me saamegi teadlikult tekitada soodsaid tingimusi vooseisundi tekitamiseks, et selle peale võiks mõelda ja see on jälle see koht, kus tulevad kokku tööandja bränding ja persooni bränding, sellepärast persooni brändingu üks eeldus on see, et me oleme väga teadlikult enda persooni brändi DNA-st, mis on meie kirg, millised on meie tugevused, millised tegevused meile päriselt meeldivad ja mis on meie miks. Ja tööandja bränding töötab kõige paremini siis, kui selle üldise tööandja brändi sõnumid levitavad teadlikult brändisaadikud, kelle miks on otseselt seotud ja toetab ettevõtte enda miksi. Ja jällegi hästi oluline on see, et meil on sisukas, kaasahaarav ja tähendusrikas töö. Järjest rohkem muutub see oluliseks ka siis, kui me mõtleme noorema põlvkonna peale, kus just missioonide tunne, maailma parandamine on need olulised argumendid, mille järgi valitakse, kas tullakse traditsioonilisse ettevõttesse tööle või tullakse näiteks startupi. Ja üldse selleks, et armastada oma tööd, ongi vaja seda, et meie tegevus, füüsiline tegevus ja meie teadvus on ühendatud, me oleme samas kohas, sest väga tihti, eriti kui me teeme rutiinset asja, me ei ole oma mõtetega füüsiliselt kohal ja see mõjutab meie rahulolu negatiivselt, aga see mõjutab ka meie produktiivsust väga negatiivselt. Et alles siis, kui me oleme tõesti väga suured fännid, kui me teeme asju, mis meil päriselt silmad särama panevad, me suudame jõuda sellesse optimaalse tulemuslikkuse tasemeni, kus meie fookus on väga selge ja meie maksimumpotentsiaal on ära kasutatud ja me enamasti seda igapäevases elus ei tee. Ja suureks probleemiks ongi see, et meil lihtsalt ei teki seda aega selleks, et me jõuaks sellesse seisundisse. Ja kui jällegi rääkida sellest, et kuidas siis seda vooseisundi tekitamist soodustada ettevõttesse, siis Evelin rääkis juba sellest, et on olulised väga selged eesmärgid, aga on ka väga oluline see, et igal tegevusel võiks olla väga konkreetne üks eesmärk. Et alles siis meil on võimalik saada kohest tagasisidet, meil on teada,
kui kiiresti me peame seda lõpetama, me kontrollime seda protsessi ja väga paljud sellised innovaatilisemad ettevõtted kasutavad ka selle jaoks sellist gamification'it ehk siis korraldatakse erinevaid võistlusi meeskonnas, et jällegi tekitada sellist põnevust ja hasarti. Ja kui Evelyn rääkis vooseisundi isast, mina olen vahepealt tema nimi selgeks õppinud, Mihhail Tšentsmits-Mihhail, aga üks teine väga oluline inimene, kes tänapäeval tegeleb vooseisundi uurimisega, on Steven Kotler. Tal on väga põnev projekt ka Flow Genome selle nimi ja siis tema on just uurinud seda, et mismoodi tegelikult erinevates ettevõtetes erinevatel tasanditel inimesed saavad jõuda sellesse vooseisundisse. Tema on välja toonud lausa 15 erinevat soodustavat faktorit ja ta toob välja seda, et kui oluline, et kui ettevõttes kasutatakse mingeid mängulisi selliseid efekte ja ta üldse räägib sellest, et tegelikult selleks, et me saaks nautida oma tööd, me peame muutma ta mänguks, et me võtame võib-olla liiga tihti, liiga tõsiselt neid tööülesandeid ja me unustame nautida just seda tegevust ja vooseisundisse sattumiseks meil on vaja nautida just seda tegevust ja jällegi, mida suurem on meie missioon, mida selgem ja arusaadav on meie miks, seda suurema tõenäosusega me teeme kõike, mis meist sõltub ja rohkemgi veel, et sinna poole pürgida. Meil kaob reaalsuse taju, meil kaob ajataju, aga me saame seda teha ainult lühikese ja väga-väga intensiivse perioodi ajal, et seda ongi vaja teha niimoodi, et meil oleks konkreetsed ajahetked, millal me saame olla oma produktiivsuse maksimumi tasemel. Ja nagu ma ütlesin, et tegelikult see tegevus ise võikski olla kõige suurim motivaator, et see tagasiside on oluline ja väline motivatsioon ja tulemus on väga oluline, aga mida rohkem me naudime konkreetset tegevust, seda suuremaks meie motivatsioon läheb. Just sellepärast, et Steven Kotler ongi uurinud seda vooseisundit just sportlastel, just ekstreemsportlaste puhul on see hästi oluline seisund, milles need kõik on, siis kui nad saavutavad midagi ekstraordinaarset. Ja kui Evelyn rääkis sellest, et meie tugevused aitavad meil jõuda sellise vooseisundisse, siis 2 olulist komponenti on seal veel, et need konkreetsed teemad, mille suhtes me oleme kirglikud, meil Evelyniga top 3 on sama ja tegelikult, kui me räägime nendest asjadest, meile kaob täiesti ajataju ja me võime sellest tundide viisi rääkida ja siis teiselt poolt ka tegevused, et mis tegevusi meile meeldib teha, kus on see kõige suurem tõenäosus, et me seda vooseisundit kogeme ja meil see osa on veidi erinev, aga samas me toetame ja täiendame üksteist, aga mina näiteks iga kord, kui ma räägin, näiteks praegu rääkides vooseisundist, ma täiesti tunnen seda, et ma olen 100% vooseisundist ja võiks teiega veel tervet õhtut täna veeta, et selle vooseisundis olek on oluline ka sellest teadlik olla ja seda just enda kasuks tööle panna. Ja kui Evelyn rääkis sellest, et üks oluline näitaja ja üldse miks ettevõtted ja suured ettevõtted tunnevad selle vooseisundi vastu nii suurt huvi, on see, et produktiivsus kasvab lausa kuni 500%, aga see ei ole ka kõige suurem number.
Forbes ja McKinsey on teinud väga palju uuringuid just tippjuhtide seas ja nad on leidnud seda, et ka loovus kasvab drastiliselt, kuni 800% on loovuse tõus vooseisundis. Sellepärast saabki öelda, et ilmselt kõige parimad raamatud, ilmselt kõige parimad muusikapalad on suure tõenäosusega kirjutatud vooseisundis, aga ka õppimine selles vooseisundis on oluliselt produktiivsem. Me oleme fookusega ühel asjal, me võtame informatsiooni teistmoodi vastu, et meie tulemuslikkus on suurem ja ka üleüldse fookus suureneb, kui me oleme siin kohas, täpselt selles tegevuses, kus me oleme, siis kogu meie tähelepanu on sellel ühel konkreetsel tegevusel. Et mulle tundub, et see teema on mitte ainult nii väga põnev, vaid see teema ja selle integreerimine meie igapäevasse ellu annaks meile tohutult palju võimalusi, kuidas ka tasakaalu saavutada näiteks töö ja eraelu vahel. Et kui me oleksime rohkem kohal selle tegevuse juures, kui me teeks asju, mis panevadki meile silmad särama, ei ole vahet, kas me teeme seda enda ettevõttes, kui me teeme seda kuskil töökohas, vaid oluline on see, et me päriselt tahaks teha neid asju, mis meile meeldivad ja millel on kõige suurem mõju. Ja seesama McKinsey uuring tõigi välja, et vooseisundis suureneb produktiivsus keskmiselt 5 korda ja Silicon Valley on väga suurt huvi hakanud selle numbri vastu tundma ja sellepärast viimastel aastatel on igasugused flow hacking ja siis vooseisundi häkkimine on väga põnev ja väga populaarne teema ja otsitaksegi erinevaid viise, kuidas seda seisundit teadlikult tekitada ja neid võimalusi tegelikult on, et me ei pea nüüd ootama seda, et meil tekiks see võimalus ja Harvardi Business School on öelnud seda, et lausa 80% nendest tippjuhtidest, kelle seas nad on uuringut teinud, teadlikult tegelevad sellega, et leida enda häkk ja panna seda enda jaoks tööle ja kui mõelda üldse selle peale, et okei, võib-olla 500% produktiivsuse tõusu on liiga palju küsida, siis mis oleks siis, kui me samm-sammult hakkaks liikuma ja suurendaks natukene, siis leiti ka sellist võlunumbrit, et 20% peab ainult suurendama sellist vooseisundit selleks, et meie produktiivsus kasvaks 2 korda. Ja Forbes on näiteks öelnud, et tänapäeval sellise vooseisundi protsent peaks olema üldse number 1 juhtimise mõõdik, mida juht peaks teadma, et unusta kõik need muud asjad, vahet ei ole, et kui kaua inimene tööd teeb, vaid oluline on see, et kui palju sellest tööajast reaalselt on selles vooseisundis. Ja ma arvan, et väga paljud enamus ettevõtetest praegu seda mõõdikut ilmselt teadlikult ei kasuta, aga mõeldame, et mis see võimalus oleks. Nagu ma ütlesin, et kui kas või 20% meie ajast oleks selles vooseisundis, siis juba see 2-kordne produktiivsuse tõus on ju väga hea. Ja tegelikult kui nüüd rääkida sellest, et mismoodi peaks siis vaatama seda kombinatsiooni
et Evelin rääkis sellest, et on sul ühest küljest on väljakutse, teisest küljest on eesmärgid ja tugevused ja ka selle kohta on tegelikult uuringud tehtud ja on leitud, et peab olema vaid 4% suurem väljakutse kui meie tugevuste tase, et peaks natukene iga kord suurendama väljakutset ja siis me jõuaksime õigete tulemusteni. Ja kui me täna nagu rääkisime väga palju sellest, et kui produktiivsed ja tulemuslikud on inimesed, siis kui nad on vooseisundis, siis tegelikult peab ka silmas pidama seda, et kui olukord on vastupidine ja meil on mitte vooseisund, selline klassikaline tööatmosfäär, vaid on pidevad segajad ja kui me mõtleme enda elu peale, siis kõikideks nendeks segajateks on meie telefonid, meie messengerid, meie pidevad meeldetuletused, rääkimata teistest töötajatest ja nii edasi. Et see, et me pidevalt oleme selles olukorras, et me ei suuda keskenduda, see suurendab näiteks ettevõtetes, kes tegelevad arendusega, suurendab väga palju ka tsüklite pikkust ja kulu, ehk siis need inimesed ei ole reaalselt produktiivsed, mis tähendab ettevõtte jaoks, et ettevõte mitte ainult ei teeni raha, vaid ta pigem juba kaotab raha. Ja selle vooseisundiga seoses on väga palju uuringuid tehtud ja tänapäeval on väga kindlaks tehtud ka see, et kui me mõtleme näiteks spordivaldkonnale ja spordivaldkonnas on ju kõik tšempionid on alati sellised võitjad ja väga suured saavutajad, siis mitmed uuringud on näitanud seda, et eranditult iga sportlane, kes on võitnud kuldmedalit, on teinud seda vooseisundit. Ja minu meelest see on väga hea näite, et kui me võtakski samasugust lähenemist ka äris, siis meie tulemused oleksid kordades suuremad, aga selle väga suur boonus ka on see, et me oleksime ka oluliselt õnnelikumad. Ehk siis kui seda nüüd kokku võtta, et väljakutse peaks olema selge eesmärk, peaks ütlema ei kõikidele segajatele, ei mitmetele tegevustele korraga ja kusjuures ka naised peavad seda silmas pidama, sest see tänapäeval juba see kindlaks tehtud, et mitte ükski inimene, mitte ükski naine ei suuda produktiivselt multitaskinguga tegeleda. Kindel väljund peaks siis olema, siis me peame teadma, et mida me tahame saavutada, fookus ja me ei peaks ootama, et millal siis see vooseisund lõpuks jõuab. Täpselt samamoodi nagu inspiratsiooni puhul me peame tekitama sellist ruumi ja olema seal nii-öelda ootamas ja kui me hakkame tegutsema, siis küll ta tuleb ja me oleme selles olukorras. Ja kui me nüüd lähme veel korraks selle juurde, et kuidas siis vooseisund ja persoonibränding on seotud, siis võikski, veel vahetad slaidi peal, et siis võikski tulla tagasi meie raamatust pärineva Jäämäe pildi juurde ja kõik asjad tegelikult, millest koosneb meie persoonibränd, meie sisu on väga palju seotud sellega ja annab väga palju eeldusi just selle vooseisundi saavutamiseks. Miks see sisu on meie jaoks nii oluline persoonibrändingu puhul? Just sellepärast, et me oleksime väga selgelt teadlikud, milline on meie visioon, mis on meie miks,
millised on meie tugevused, millised on meie väärtused ja milline on meie kirg, sest ainult siis me saame neid teadlikult kasutada selleks, et kõik need välised tegevused, mida me teeme, me saame teha neid maksimaalse produktiivsusega. Mida suuremad on meie need eesmärgid, seda rohkem me saame panustada ja me olemegi valmis mugavustsoonist välja tulema, me oleme valmis edasi liikuma. Minu meelest üks persoonibrändingu strateegia on väga hästi öelnud selle persoonibrändi kohta on see, et persoonibränd peaks kajastama mitte ainult sinu võimeid, vaid ka sinu potentsiaali. Ja jällegi selle jaoks on meil vaja väga hästi teadlik olla sellest, et kes me oleme ja kes me tahame olla. Ja kui tänapäeval räägitakse sellest, et keskmiselt võib-olla 5% ajast nagu suudame me veeta vooseisundisse, siis mõelgem korraks, aga mis oleks võimalik ja milline meie maailm üldse oleks, kui me selle 95%-ga saaks ka midagi positiivset teha ja see on oluline nii meile isiklikult kui ka see väga oluline ka ettevõtetele, kus me töötame. Ja meie, kui me räägime sellest 85%, et inimesed ei ole oma tööga õnnelikud ja ei ole tööga rahul, siis meie arvates teadlik persoonibränding ja persoonibrändinguga tegelemine vooseisundis aitab seda valemit, seda protsenti muuta, sest ja ka siis me tegelikult suudame ka teisi inspireerida. Nii, aga kui me võtame siis tänase laivi kokku, siis hästi lühidalt võibki öelda, et vooseisund on siis see, mis aitab teil nii produktiivsust tõsta, kreatiivsust tõsta, kui nii-öelda ka innovatsiooni käivitada, et neid võimalusi, mida ta annab, on hästi-hästi palju. Ja selle saavutamiseks on teil vaja sisukat, kaasahaaravat ja tähendusrikast tööd. Te peate kasutama nii oma andeid, kui siis otsima endale väljakutseid ja pidevalt tegelema erinevate väljakutsetega, mis oleks siis natukene teie ikkagi või siis natuke rohkem teie tugevustest kõrgemal. Ja ärge siis ainult otsige seda välist motivatsiooni, vaid oluline on just see sisemine motivatsioon, et te leiate selle tähenduse ja et mida te nii-öelda saate siis oma tööga ka teistele pakkuda. Ja persoonibränd siis peaks kajastama sinu võimeid ja sinu potentsiaali. Ja iga laivi lõpus me reeglina anname ka raamatusoovitusi, et meie raamatuga te olete tõenäoliselt juba kursis, aga siin on mõned teised raamatud veel, mida te võiksite lugeda, kui te olete selle teema kohta, tunnete selle teema vastu huvi. Ja kui te üldse persoonibrändingu vastu huvi tunnete, siis kindlasti me kutsume teid brändnimega Sina raamatulugejate klubisse, et loomulikult see liitumine on täitsa tasuta, aga me siis jagame seal oma järgmiste laivide infosid ja igasuguseid põnevaid artikleid ja teemasid seoses persoonibrändinguga. Ja kõikidele neile, kes meie laive kuulavad, meil on alati ka selline tore pakkumine, et saab natukene soodsamalt persoonibrändi raamatu, kui te seda endale tahate või kellelegi edasi kinkida, et siis see on täiesti võimalik. Aga järgmistest laividest ka natukene, et meil on nüüd 8 laivi toimunud ja me oleme välja lubanud, et neid tuleb 100 ja 100 neid kindlasti tuleb. Nii et järgmine kord siis me keskendume konkreetsele valdkonnale ja me räägime eelkõige kinnisvara valdkonnast ja seda, et kuidas kinnisvaramaaklerid saaksid edukat persoonibrändi ja teadliku persoonibrändi kujundamist ära kasutada oma nii-öelda töö heaks, et kuidas läbi selle leida kliente, kuidas läbi selle saada erinevaid uusi nii-öelda igasuguseid arendusprojekte ja nii edasi. Ja järgmised teemad on samamoodi meil siin kirjas, et võite endale kalendrisse panna, et kui te neid laivis kuulata ei saa, et siis võite loomulikult kuulata neid ka pärast YouTube'i vahendusel, meie YouTube'i kanalis, nii et need YouTube'i
videod on siis siin järelkuulatavad ka need eelmised 7 laivi, kes ei ole jõudnud neid veel kuulata, siis võite neid ka kuulata. Ja loomulikult, et kõikide nende laivide põhjal te saate teadlikult oma persoonibrändi paika panna, te võite meie raamatu põhjal selle paika panna ja kes tahab veel rohkem tuge saada või on tal mingisuguseid konkreetsemaid mõtteid, et siis muidugi me aitame ka strateegia paika panna ja aitame ka igasuguste erinevate konsultatsioonidega, kui teil neid vaja on. Ja meil on ka persoonibrändingu veebiakadeemia, mis siis koosneb 7 moodulist, on selline interaktiivne online õpe, mille saate läbida täiesti endale sobivas tempos, kas 1 päeva, 1 kuu või 1 aastaga. Ja ka selles osas meil on siis sooduspakkumine teile, et just laivide kuulajatele, et muidu on siis selle hind 99 €, aga teie saate selle soodsamalt, kui te näete, et te tahate persoonibrändingut kujundada, et siin on need erinevate moodulite teemad ka veel välja toodud, et mida me siis detailsemalt selles veebiakadeemias läbime, et ka seal me hästi palju räägime sellest, et mis on sinu miks ja mis on sinu tugevused ja eesmärk ja üldse sinu persoonibrändi DNA-st. Kui sa seda alguses paika ei pane, siis sa ei saa seda kujundada persoonibrändi, et siis sealt edasi sa saad paika panna väärtuspakkumise, mõelda, kes su sihtgrupp on, mis su lugu on, milliseid kanaleid kasutada ja siis ka jõuda sinna persoonibrändingu tegevusplaanini tegelikult, et te reaalselt seda ka kasutama hakkaksite. Aga meie omalt poolt siis täname selle toreda laivi eest ja paneme varsti üles info järgmise laivi kohta, mis siis räägib sellest kinnisvarast ja persoonibrändingust selles valdkonnas. Nii et aitäh teile, et te meiega olite täna õhtu. Aitäh teile ja ilusat õhtut. Kohtume järgmine nädal. Kohtumiseni!